Tere tulemast tagasi! Meie kolmandas videos uurime automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate suhtes kohaldatavaid ründevektoreid. Olen Vjatšeslav Antipenko, Tartu Ülikooli infoturbe nooremteadur. Nagu me eelmistes videotes õppisime, moodustavad automatiseeritud süsteemid ja tehnoloogiad, näiteks tööstusrobotid ja arvutiseadmed, integreeritud võrgustiku, mis hõlmab erinevaid tootmisetappe. Need süsteemid on loodud selleks, et suurendada tõhusust ja tootlikkust, automatiseerides funktsioone, mida tavapäraselt täidavad inimesed. Oleme kindlaks teinud automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud probleeme, riske ja eeliseid. Uurime nüüd üksikasjalikumalt nende süsteemide riskiaspekte, eriti küberturvalisuse seisukohast. Esiteks on oluline mõista turvakriteeriume, mis on organisatsioonivarade kaitsmise seisukohalt olulised. Uurime neid kriteeriume ja seda, miks need on automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate kaitsmisel üliolulised. Organisatsioonivarad on kõik väärtuslikud asjad, mis mängivad rolli äri eesmärkide saavutamisel. Need varad võib liigitada kahte põhikategooriasse, äri- ja süsteemivara. Ärivara hõlmab teavet, protsesse, võimeid ja oskusi, mis on olulised ettevõtte põhiülesannete täitmiseks. Tavaliselt on need immateriaalsed, kuid organisatsiooni edu jaoks elutähtsad. Süsteemivarad on seevastu infosüsteemi komponendid, mis toetavad ärivara. Nende hulka võivad kuuluda riistvara, tarkvara, võrgud ja isegi personal või rajatised. Süsteemivarad on olulised, sest need hõlbustavad tehinguid, teabe kogumist, säilitamist, hooldust ja muid funktsioone, mis hoiavad ärivara töökorras. Tagamaks, et need varad on kaitstud, määratleme turvakriteeriumid, mida nimetatakse ka turvaomadusteks. Need kriteeriumid kirjeldavad ärivarade turvavajadusi ja neid väljendatakse tavaliselt CIA turvakolmikuna, konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavusena. Konfidentsiaalsus tagab, et teavet ei tehta kättesaadavaks ega avalikustata volitamata isikutele, üksustele või toimingutele. See hõlmab teabele juurdepääsu ja teabe avalikustamise lubatud piirangute järgimist, eraelu puutumatuse tagamist ja konfidentsiaalse teabe kaitsmist. Terviklus hõlmab äritegevuse varade täpsuse ja täielikkuse tagamist. See tähendab teabe kaitsmist volitamata või soovimatu ajakohastamise, muutmise, rikkumise või kustutamise eest. Terviklus tagab, et teave jääb täpseks, täielikuks ja usaldusväärseks. Käideldavus tagab, et teave ja süsteemid on volitatud üksuse nõudmisel kättesaadavad ja kasutatavad. See tähendab õigeaegset ja usaldusväärset juurdepääsu teabele ja selle kasutamist alati, kui see on vajalik. Need turvakriteeriumid on olulised organisatsiooni konkurentsivõime ja tegevuse tõhususe säilitamiseks. Nüüd, kui oleme määratlenud turvakriteeriumid, saame aru erinevatest rünnakuvektoritest, mis automatiseeritud süsteeme võivad ohustada. Turvariskide analüüs hõlmab turvaohtude arvestamist. Me toetume oma töös Stride lähenemisviisile, mis võimaldab tuvastatud ohtude kategoriseerimist. Stride on ohtude mudel, mida kasutatakse süsteemi ohu põhjendamiseks ja leidmiseks ning hõlmab protsesside, andmehoidlate, andmevoogude ja usalduspiiride täielikku jaotust. Võtame lahti Stride mudeli komponendid. Spoofing ehk teesklus tähendab esinemist kellegi või millegina, kes sa tegelikult ei ole. Automatiseeritud süsteemides tähendab see, et ründaja võib maskeeruda seaduslikuks kasutajaks, et saada volitamata juurdepääsu kontrollsüsteemidele, mis omakorda rikub autentimisnõuet, kuna süsteem ei saa kasutajate identiteeti täpselt kontrollida. Tampering ehk muukimine tähendab millegi sellise muutmist, mida te ei tohiks muuta. Automatiseeritud tehnoloogiate kontekstis võib see hõlmata tööstusrobotitele saadetud käskude muutmist, mis võib põhjustada märkimisväärseid häireid. See ohustab süsteemi terviklust, kuna omavaliselised muudatused võivad viia ebaõigete toimingute ja tulemusteni. Repudiation ehk salgamine tähendab, et keegi väidab, et ta ei ole midagi teinud, olenemata sellest, kas see on tõsi või mitte. Automatiseeritud süsteemide puhul võib see tähendada, et kasutajad eitavad konkreetsete käskude täitmist, mis raskendab aruandekohustust ja kriminalistikat. See omakorda raskendab tegevuste kokkuviimist vastutavate osapooltega. Information disclosure ehk teabe avalikustamine hõlmab teabe paljastamist neile, kellel ei ole õigust seda näha. Automatiseeritud süsteemid käitlevad tundlikke andmeid igas etapis, alates projekteerimisest kuni müügini. Loata juurdepääs nendele andmetele võib viia tööstusspionaaži või ebasoodsa konkurentsiolukorra tekkimiseni, rikkudes konfidentsiaalsusnõudeid.
Denial of service ehk teenustõkestus on tegevus, mis takistab süsteemi osutamast ettenähtud teenust. Automatiseeritud tehnoloogiate puhul võib see tähendada tootmisliinide seiskamist, mis võib põhjustada märkimisväärselt rahalist kahju. See mõjutab süsteemi käideldavust, kuna see muudab õigustatud kasutajatele kättesaamatuks. Ja viimaks, elevation of privilege ehk õiguste vallutus toimub siis, kui programm või kasutaja saab tehniliselt teha asju, mida ta ei tohiks teha. Automatiseeritud süsteemides võib see võimaldada ründajal täita kriitilisi käske, tekitades kahju. See omakorda rikub autoriseerimist nõuet, kuna volitamata kasutajad saavad juurdepääsu piiratud funktsioonidele. Kõik need ohud on suunatud süsteemi konkreetsetele turvanõuetele, mistõttu on oluline käsitleda neid terviklikult. Nende ohtude mõistmine on esimene samm nende vastu tugeva kaitse loomisel. Rakendame eelnevalt räägitud nüüd ühe näitejuhtumi suhtes. Kujutlege ühte tootmisettevõtet, mis on tegutsenud juba enam kui 20 aastat. Ettevõte on spetsialiseerunud mööbli tootmisele ja tegutseb ärilt ärile mudeli põhjal. Ettevõte kasutab ressursside planeerimiseks ERP-süsteemi, projekteerimiseks SolidWorks tarkvara, toote planeerimiseks sisemiselt arendatud tarkvara ning operatiivülesande täitmiseks Microsofti poolt pakutavaid tööriistu. Ettevõtte tootmine on tellimuspõhine. Ettevõtte väärtusahel hõlmab selliseid olulisi protsesse nagu müügi- ja tootearendus, tootekujundus, hanked ja tootmine. Müük juhib tootearendust, kliendi suhteid ja tellimuste haldamist, samas kui tootekujundus jälgib projektifailide loomist ja jaotamist. Tootmine hõlmab uute toodete jaoks protsesside loomist, üksikasjalikku planeerimist ja teostamist. Mõistes turvakriteeriume uurime Stride mudeli abil ründevektorid, mis võiksid kehtida meie ettevõtte puhul. Teesklus võib hõlmata volitamata juurdepääsu nende ERP-süsteemile. Näiteks võib IP-aadressite võltsimine võimaldada ründajatel maskeerida usaldusväärseteks seadmeteks, mööda turvameetmetest, et pealt kuulata, muuta või sisestada pahatahtlikke andmeid. Neid riske saab vähendada võrgu sissetungi tuvastamise süsteemide ja turvaliste autentimismehhanismide rakendamise kaudu. Muukimine võib mõjutada SolidWorks tootekavandeid. Ründaja võib muuta toote skeeme, mis võib põhjustada tootmisvigu ja rahalist kahju. Juurdepääsu kontroll, roolipõhised õigused ja seiretehnoloogiad on olulised, et tuvastada ja vältida volitamata muudatusi. Regulaarsed auditid ja töötajate koolitus tugevdavad kaitset veelgi. Salgamine tähendab, et kasutajad eitavad, et nad tegid mingit toimingu, mis omakorda muudab vastutusele võtmise keerulisemaks. Meie näites võib töötaja eitada, et ta on andnud loa projekti muutmiseks või tellimuse saatmiseks. Protokollide, auditite ja digitaalallkirjade abil saab jälgida tegevusi ja tagada aruande kohustuse, vähendades sellega salgamise riski. Teabe avalikustamine kujutab endast ohtu, et tundlik kliendi teave võib näiteks vahendusrünnakute jooksul lekkida. Andmete krüpteerimine edastamisel, kasutajate autentimine ja võrgutegevuse jälgimine võib takistada volitamata juurdepääsu ja tagada side tervikluse. Teenustõkestuse rünnakud võivad peatada ettevõtte tootmisliinid, kuna süsteemid on ülekoormatud liigse võrguliiklusega. Selliste rünnakute avastamisel ja leevendamisel võib aidata sissetungi tuvastamise süsteemide ja liikluse analüüsi vahendite rakendamine. Varusüsteemide loomine tagab tegevuse järjepidevuse häirete ajal. Õiguste vallutus võib võimaldada ründajatel täita kriitilisi käske, häirides operatsioone. Näiteks mikrodefektide sisseviimine tootekavandisse või tootmisprotsessidesse võib kahjustada toote kvaliteeti. Rangete juurdepääsu kontrollide, auditikontrollide, andmete krüpteerimise ja kvaliteedi tagamise meetmete rakendamine võib selliseid manipuleerimisi tuvastada ja vältida. Nende ohtude mõistmise ja tegelemisega saavad ettevõtted kaitsta oma vara ja säilitada tõrgeteta toimingud, tagades oma kriitiliste süsteemide konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse. Kuna lõhe IT ja tööstussüsteemide vahel väheneb, vähenevad ka erinevused nende suhtes esinevates ohtudes. Nende süsteemide ühtlustumine tähendab, et mõlemal süsteemil on nüüd sarnased haavatavused ja ründevektorid. Täna arutasime olulisi turvakriteeriume, konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus, mis on organisatsiooni varade kaitsmiseks hädavajalikud. Konfidentsiaalsus tagab, et tundlik teave jääb salajaseks. Terviklus tagab, et andmed on täpsed ja usaldusväärsed ning käideldavus tagab, et süsteemid ja andmed on vajaduse korral kättesaadavad. Nagu meie näidisjuhtumil kirjeldatud, saame Stride'i mudeli kohaldamisel ja selliste ohtude liigitamisel tuvastada konkreetsed haavatavused.
selline kategoriseerimine aitab meil rakendada sihipäraseid leevendamismeetodeid, näiteks tugevaid autentimismeetodeid, ranget juurdepääsukontrolli, krüpteerimist ja põhjalikku järelevalvet. Need meetmed on üliolulised, et säilitada turvaline ja tõhus toimimine üha enam digitaalses ja omavahel ühendatud tööstuskeskkonnas. Enne kui me lõpetame, võtame hetkeks aega, et mõtiskleda selle üle, mida me täna arutasime. Mõelge oma organisatsiooni või mõne automatiseeritud süsteemi peale, mida te tunnete. Kui hästi on need kaitstud eelpool kirjeldatud ohtude eest? Kas teie turvameetmed on piisavalt tugevad, et tagada konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus? Mõelge konkreetsetele ohtudele, mida me käsitlesime Stride mudeli abil. Kuidas käsitleksite oma võrgus võltsimist? Milliseid meetmeid rakendaksite oma kriitiliste süsteemide manipuleerimise vältimiseks? Kas olete rakendanud meetmeid teabe avalikustamise ja teenustõkestamise rünnakute vastu? Ja mis oluline, kuidas te tagate, et ainult volitatud kasutajatel on vajalikud õigused? Kuna digitaliseerimine on muutumas tööstuse standardiks, peavad organisatsioonid õppima end kaitsma tekkivate ohtude eest. Nende väljakutsetega kursis olles saame tagada oma automatiseeritud süsteemide turvalise ja tõhusa tuleviku. Lisaks käsitletud näidetele soovitame lugeda ja tutvuda analüüsiga, mis on saadaval nii eesti kui ka inglise keeles, mille link on videokirjelduses. Täname teid vaatamise eest. Kohtumiseni järgmises videos, kus arutame nõudeid, mis on seni kehtestatud automatiseeritud süsteemidele ja tehnoloogiatele ning mida ettevõtted peaksid teadma ja arvestama.